Aitäh. Ma pean tunnistama, et mul ei ole kerge praegu rääkima hakata, sest et nagu te võite arvata, ma ei ole üldiselt väga emotsionaalne inimene, aga mul on ka kuskil piirid. Sellist tunnet, mida ma praegu tundsin siin laval, ma ütlen ausalt, ma tundsin viimati väikese poisina laulukaare all seistes, siis kui Tõnis laulis, nii et see toob tagasi mingid mälestused, mis lihtsalt on natukene liiga palju, et ühe hetkega seedida. Aga püüame tulla teema juurde ja alustame meie meeleavalduse kõnedega. Esiteks, ma tahan peatuda sellel, mis on meie meeleavalduse 3 peamist nõudmist. Number 1. Faktiline sundvaktsineerimine ei ole vastuvõetav ja peab lõppema. Teiseks, vaktsiinipassidega ühiskonna lõhestamine ei ole vastuvõetav ja peab lõppema. Kolmandaks, laste massiline COVID-19 vaktsineerimine on põhjendamatu ja peab lõppema. Veel aprillis, märtsis öeldi, et ühtegi neist 3 asjast ei tule ning inimesed, kes väidavad vastupidist, tembeldati vandenõuteoreetikuteks, valeinfo levitajateks ja vastutustundetuteks hirmukülvajateks. Vaid pool aastat hiljem on kõik 3 asja osaks meie ühiskondlikust reaalsusest. See on külm fakt. Meie riigis toimub reaalselt laiaulatuslik sundvaktsineerimine, sest paljud inimesed on pandud ultimaatumi ette. Lase endale süstida valitsuse poolt nõutud aineid või kaotad töö ja sissetuleku või kaotab sinu perekond sissetuleku või kaotate te kõik koos koguni oma kodu, sest ei saa pangalaene maksta. Niisuguse ultimaatumi tingimustes ei saa vaktsineerimisvabaduse põhimõtte teostumisest ausameelselt rääkida. On nii? Seda asjaolu ei saa kinni mätsida ükskõik kui paljude valetamiste ja manipuleerimistega. Samuti on meie riigis kehtestatud reaalne apartheidi režiim. Kui nende inimeste põhiseaduslikke õigusi, kes ei ole lasknud endale süstida valitsuse poolt nõutud aineid, piiratakse ulatuslikult ja muu hulgas lõigatakse nad ära avalikust elust ning nad ei saa enam endale ja oma perekonnale elatist teenida, siis ongi reaalselt tegu apartheidi režiimiga, mis on olemuslikult kuritegelik. Just samuti on olemuslikult kuritegelik laste massiline süstimine valitsuse poolt nõutud ainetega kaitseks viiruse eest, mille eest lapsed reaalselt kaitset ei vaja ning mis kujutab endast lastele väiksemat ohtu kui selle tõrjumiseks süstitud ained. Kui lapsi süstitakse massiliselt, lähtudes mitte laste parimatest huvidest, vaid sootuks muudest kaalutlustest, siis on meil reaalselt tegu laste jõhkra riikliku väärkohtlemise ja ärakasutamisega, kuritegevusega, mille eest peaks inimesed kandma reaalselt õiguslikku vastutust. Siinkohal peame küsima, et kui asjad sedasi jätkuvad, siis kuhu me järgmise 6 kuuga jõuame? Vastuse aimamiseks piisab pilgu heitmisest üle lõunapiiri. Teatavasti pannakse Lätis kehtima komandanditund ning vaktsineerimine tehakse kohustuslikuks mitte ainult kõigile avalikele teenistujatele ehk neile, kes saavad palka riigilt või kohalikult omavalitsuselt, vaid ka valdavale enamusele erasektori töötajatest. Kui inimesed kaotavad massiliselt töö, siis jäävad nad ka massiliselt elatiseta, mis tähendab vaesust või koguni nälga ja kodutust. Paraku on Eestis asjad liikumas samas suunas. Juba esmaspäevast hakatakse jõustama uusi piiranguid, mis lähtuvad mitte eesmärgist tõkestada viiruse levikut ja kaitsta inimeste tervist, vaid viletsalt varjatud eesmärgist survestada ja sundida inimesi laskma endale süstida valitsuse poolt nõutud aineid. Ähvardatud on ka inimeste arstiabita jätmisega. Tegu on valitsuse poolt inimeste täiesti jõhkra avaliku hirmutamise, kiusamise, alandamise
inimeste teise klassi kodanikeks taandamisega. Ei ole suugi välistatud, et peagi ei lubata enam koolidesse või isegi lasteaedadesse lapsi, kellel ei ole süstitud valitsuse poolt nõutud aineid. Niisugused piirangud ei ole aga põhiseadusega kooskõlas. Ka õiguskantsler Ülle Madise on osutanud, et kui piiranguid kehtestatakse inimeste vaktsineerima sundimiseks või survestamiseks, siis ei ole need põhiseaduspärased, sest vaktsineerimise vabaduse põhimõtet ei tohi taandada tühjaks sõnakõlksuks. Põhiseadusega vastuolus olevad seadused ja korraldused on aga õigustühised, ehk need ei oma üldse mitte mingisugust siduvat jõudu. Kui aga seadustel või korraldustel puudub seaduslik siduvus, siis ei ole keegi kohustatud neid järgima. Kas olete nõus? Siin jõuangi oma sõnavõtu keskse sõnumini ja nüüd palun tähelepanu. Nimelt esitan ma täiesti varjamatult üleskutse hakata näitama üles massilist kodaniku allumatust. Jah, ma tean, milliste üleskutsete eest näeb karistusseadustik ette võimaluse inimesed kuriteos süüdi mõistetuna vangi panna, mistõttu pean olema siin ettevaatlik. Seetõttu ma rõhutan, et ma ei kutsu kedagi üles ei rahutustele, korratustele, rääkimata vägivallast. Vastupidi, kutsun üles rahumeelsele ja väärikale, et samavõrd kompromissitule keeldumisele alluda niisugustele diktatuurilistele korraldustele, mida ei saa parimagi tahtmise juures pidada põhiseadusega kooskõlas olevaks. Selles osas on meile eeskujulikuks näiteks spordiklubi Sparta, mis keeldub allumast korraldustele lubada treeningutele oma tervise eest hoolitsema vaid inimesed, kes on lasknud endale süstida valitsuse poolt nõutud aineid. Selline vapper eeskuju väärib meie igakülgset toetust ja abi, mistõttu palun, et teeksime Sparta juhtidele nüüd ühe tõesti suure aplausi. Sparta näitab eeskuju, teised järgnegu. Eelnevaga seonduvalt peame aga esitama endale ühe väga olulise küsimuse. Nimelt küsimuse sellest, kellele või millele peame suhetes riigiga olema truud. Kas me peame olema truud valitsusele, mis rikub põhiseadust? Või peame me olema truud põhiseadusele ja sellest lähtuvale põhiseaduslikule korrale? Loomulikult viimasele. Meil on mitte ainult õigus mitte kuuletuda põhiseaduse aluspõhimõtteid jõhkralt rikkuvale valitsusele, vaid meil on moraalne kohustus seda teha, et kaitsta põhiseaduslikku korda. Olete nõus? Ja just seda kutsungi üles inimesi tegema massiliselt. Fakt on see, et kui alguses keelduvad tuhanded, seejärel 10 000 ja siis juba 100 000 inimesed valitsuse põhiseaduse vastastele diktatuurilistele korraldustele allumast, siis ei saa valitsus niisuguseid korraldusi jõustada. Jõuga ei ole võimalik diktatuuri kehtestada, sest ka politseis ja kaitseväes on palju toimiva südametunnistusega inimesi, kes ühest hetkest alates ei ole enam nõus diktatuuri jõustama. Aitäh teile selle eest! Hakates diktatuurile vastu tähendab see keeldudes kuuletumast diktatuurilistele korraldustele, peame muidugi arvestame vajadusega taluda pingeid, ebameeldivusi ja muid raskusi. Iga võitlus vabaduse eest kätkeb endas alati riske ja enamasti vähemalt alguses ka ajutisi kaotusi. Aga siin seisamegi silmitsi oma iseloomu prooviga, nii igaüks eraldi kui ka rahvana tervikuna. Sest sellest, millised valikud me niisuguses olukorras langetame, sõltub ka, kas oleme vabad kodanikud või mitte. Inimesed, kes loobuvad vabadusest oma harjumuspäraseks saanud mugavuste ja turvalisuse säilitamise nimel, peavad endale tunnistama, et neis valitseb mitte vabade inimeste, vaid orja mentaliteet. Ja selle mõttega ma tõmbangi oma sõnavõttu kokku. Hoiame kokku
ja hakkame ühiselt töötama selle nimel, et toetada üksteist raskustes. Püüame ehitada üles lahendused, mille abil toetada inimesi, kes julgevad vastu astuda vaba ühiskonna ideaali mahasurumisele, kaitstes seda ideaali, vajadusel võttes enda kanda märkimisväärsed riskid, raskused või koguni kaotused. Ühisel jõul suudame diktatuuri peatada, aga me peame sellesse uskuma. Diktatuuri kehtestav valitsus võib murduda palju varem, kui oskame loota. Peame vaid pidama vastu ja ootama murdepunkti ära. See on meie uus vabadusvõitlus ja selle vabadusvõitluse me ka võidame! Tänan teid südamest, et olete selle võitlusega liitunud. Aitäh teile!